Tere! Võta. Jah.
seedrid ei palmi, ei kasva me maa, kuid siiski kenad männid ja kuused kased ka, kuid siiski kenad männid ja kuused kased ka.
Austatud Nõo valla elanikud, on mind kenasti kuulda, jah? Mina olen Helen Elias, teie uus vallavanem. Esmalt ma tahaks veel kord tänada teie volikogu selle usalduse eest, et nad mind teie vallavanemaks on valinud. Ma luban teile, et ma olen siia tuunud suure ja siira sooviga panustada teie kogukonna heaks. Minu moto on alati olnud see, et mida tugevamad on väiksed kogukonnad meie sees, olgu see koolipere, vabatahtlikud ühendused, spordiliikumised, seda tugevamad tegelikkuses oleme me tervikuna. Ma usun sellesse ja ma tahan täpselt nii siin teie juures jätkata. Mul on plaan, et ma tahan teha vallale tiiru peale, tutvuda teiega, kuulata teie muresid ja rõõme, sest see tegelikkuses on ju see sisend, mille pealt saab edasi minna. Ja muidugi ka see, mida teie poolt valitud inimesed juba näinud on, et siin tuleb teha. Ma soovin teile ilusat saabuvat vabariigi aastapäeva. Ma loodan, et te naudite tänast kontserti. Minul on juba praegu need 2 päeva, mil ma olen saanud siin mitte tervelt pikki päevi veeta olnud, väga meeldiv. Ja täna teid siin ka nähes, kui soe on olnud mul, kuidas te olete mind vastu võtnud, siis mul on ainult hea meel. Nii et elagu Nõo vald ja elagu Eesti!
ootame teid kõiki saali, alustame 7 minuti pärast. Paluti edasi öelda, et 4 minuti pärast algab saalis aktus ja palun koguneme vaikselt saali poole.
saab Nõo vallavolikogu esimees Janar Saviir. Vabandust. Head külalised, vallavanem, kallid kogukonna liikmed. Oleme täna siia kogunenud peamiselt kahel põhjusel. Esiteks tähistama Eesti Vabariigi sünnipäeva ja teiseks tunnustama tublisid Nõo valla kodanikke läbi nende tegude. Ma mõtlesin, ma ei hakka siinkohal rääkima, kui tublid on olnud volikogu liikmed ja kui palju me oleme midagi ära teinud või kui palju ägedaid plaane meil on lähiaastatel ees. Sellest kõigest saate tutvuda ja lugeda meie Nõo valla kodulehel ja ka kord kuus ilmuvas Nõo valla lehest. Aga tahan täna kasutada võimalust ja rääkida sellest, mis iseloomustab minu arvates tänast tähtpäeva. Ja see on eeskuju. Ja vaatasin siis Eesti Keele Instituudi lehelt eki.ee-st, mis asi on eeskuju. Eeskuju on isik, nähtus, toimimisviis, ese või muu, mida jäljendatakse, mille järgi käiakse või mille järgi tuleks käia. Ehk siis eeskuju pole ilus loosung plakatil või sõnum sotsiaalmeedias. Eeskuju on see, mida teeme siis, kui keegi ei vaata. Eeskuju on otsused, mis võivad olla ebamugavad, aga on õiged. Eeskuju on tahe teha ära oma töö ja mitte oodata aplausi. Volikogu esimehena tean, kui lihtne on pidada suuri kõnesid ja kui palju raskem on teha väikeseid, kuid vajalikke otsuseid. Meilt oodatakse, et me juhiksime, lahendaksime, hoiaksime ühtsust, aga tegelikult oodatakse veel enamat, et me oleksime eeskujuks. Eeskujuks, kuidas me räägime teineteisega siis, kui me ei ole ühel meelel. Eeskujuks, kuidas me kuulame neid, kellega me ei nõustu. Eesti poliitiline kultuur ei sünnib tegelikult Toompeal, ta sünnib igas vallavolikogus, linnavolikogus, igas komisjonis, koosolekul, kohtumistel. Ja kas me suudame teha otsuseid läbipaistvalt, ausalt ja argumenteeritult? Kas me julgeme tunnistada, kui me oleme eksinud? Eeskuju volikogus tähendab näiteks seda, et me ei võta kergekäeliselt ühtegi eurot maksumaksja rahast, et me hindame iga otsuse mõju lapsele, kes siin vallas alles kooli läheb, ja eakale, kes siin on oma terve elu tööd teinud. Et me mõtleme mitte järgmiste valimiste peale, vaid me mõtleme järgmiste põlvkondade peale. Täna saan käsi südamel öelda, et sellist volikogu koosseisu on meil volikogu aseesinaise Mirlen Rebasega lausa lust juhtida. Oleme toonud kõik valimisliidud ja erakonnad ühise laua taha, sest meil on ühine eesmärk, et Nõo valla inimestel läheks hästi. Aga see kõik toimibki sellepärast, et me oleme eeskujuks, kaks poliitiliselt vastandlikku jõudu, kes suruvad maha eelarvamused, kuulujutud, mineviku ja kõik ühise eesmärgi nimel. Parema Nõo valla nimel, meie kõigi nimel. 5 lapse isana mõtlen ma iseseisvuspäeval alati eelkõige tulevikule. Milline peab olema Eesti siis, kui minu lapsed on suured? Kuhu nad tahavad jääda, kuhu minna? Kas nad tunnevad, et siin meie kodukohas, meie riigis, Nõo vallas on piisavalt põhjust olla uhke, siin elada, siia pere rajada? Lapsed ei õpi sellest, mida me räägime, vaid sellest, kuidas me elame. Kui me räägime aususest, aga aeg-ajalt veidi luiskame, siis mis sõnumi me anname? Kui me räägime lugupidamisest, aga halvustame kodus teisi inimesi, teisi maailmavaateid või rahvusi, siis mida laps õpib? Kui me räägime, et seadusi tuleb järgida, aga sõidame üle ristmiku kollase fooritulega, siis mida laps sellest välja loeb? Kui me pahandame lapsega, et ta on liiga palju nutiseadmes, kuid ise me ei suuda telefoni käest panna, siis tegelikult on asjad halvasti. Kui me räägime, kui kallis on meil Eesti riik, aga viriseme ainult selle üle, mis kõik on valesti, siis kas me kasvatame tänulikku või kibestunud kodanikku? Lapse vanemana peame endalt küsima, kas mu laps näeb minust sellist inimest, kelle sarnaseks ta ise tahaks kunagi saada. Mitte ametilt ega sissetulekult, vaid
iseloomult ja inimesena. Kas ta näeb, et ma austan teisi ka siis, kui nad on minust nõrgemad? Kas ta näeb, et ma ei anna alla esimeste raskuste ees? Kas ta näeb, et ma hoolin oma kodukohast, lähen talgutele, aitan üritusi korraldada, ütlen tere naabrile ja märkan üksi jäänud eakat? Lapsed õpivad, kuidas oma riiki armastada, vaadates, kuidas meie oma riiki kohtleme, kuidas me teisi kohtleme. Kas me proovime näha igas inimeses pigem head või halba? Minu 3 vanemat last käivad koolis ning ma näen iga päev, kuidas seal võideldakse tähelepanu eest, võideldakse sõprade eest, võideldakse selle eest, kes on tugevam. Ja enamjaolt mitte füüsiliselt, vaid kahjuks vaimselt. Üks väga äge näitleja, Robin Williams, on öelnud, tsitaadi algus: iga inimene, keda sa kohtad, peab lahingut, millest sa midagi ei tea. Tsitaadi lõpp. Ja ta ei mõtle ka kindlasti füüsilist lahingut, vaid vaimset, mis toimub tema peas, tema kodus, tema peres, tema ettevõtmises. Proovin oma laste lõpetada, et ärme hinda inimesi enne, kui me neid tegelikult päriselt ei tea ja ei tunne. Usun, et see õpetab neile paremini elus hakkama saamist ning paremini inimesi päriselt mõista. Vabariigi aastapäev on hetk, mil me küsime mitte ainult seda, mida on riik teinud minu jaoks, vaid mida olen mina teinud oma riigi jaoks. Ja millist eeskuju olen ma meie riigile andnud. Lennart Meri on öelnud, tsitaadi algus: oma riigi eest vastutame kõik koos ja igaüks eraldi. Tsitaadi lõpp. Me vajame vähem küünilisi kommentaare ja rohkem ausaid tegusid, vähem keegi peaks ja rohkem mina ise teen, vähem näpuga näitamist ja rohkem peeglisse vaatamist, kui suudame ise endale ausalt otsa vaadata ja öelda, et ma püüan iga päev olla kellelegi, kas või ühele inimesele, väärikas eeskuju, siis on Eesti homne päev turvalisem, õiglasem ja lootusrikkam. Seda kõike on mul siiras rõõm rääkida täna siin teie kõigi ees, sest siin saalis on väga palju eeskujusid. Eeskujusid, keda keegi on märganud, tegusid, mida keegi on märganud, eeskujusid, kes on teinud midagi, mida teised kas ei ole tahtnud, soovinud või viitsinud teha. Head kuulajad, kallid Nõo valla inimesed, soovin meile kõigile täna ühte asja, julgust olla paremad, kui seda meilt keegi ei nõua. Julgust olla eeskujuks siis, kui keegi ei mõõda ja keegi ei hinda. Sest just see on tõeline kodaniku julgus ja just seda vajab meie Eesti riik ja seda vajab Nõo vald. Elagu Eesti Vabariik, elagu Nõo vald, head Eesti riigi sünnipäeva meile kõigile. Aitäh! Sõna saab Eesti Evangeelse Luteri kiriku Nõo Püha Laurentiuse koguduse õpetaja Mart Jaanson. Kallid sõbrad, vahel öeldakse, et tuleviku ennustamine on tänamatu töö. Ja see ütlus on õige lühikeses perspektiivis. Pikas perspektiivis see küll päris nii ei ole. Astronoomid ju teavad, et 5 miljardi aasta pärast on päikesesüsteem lõppenud ja kristlased teavad, et millalgi tuleb selle ajastu lõpp. Aga see väide, et tuleviku ennustamine on tänamatu töö, on lühikeses perspektiivis siiski õige. Me keegi ei tea, mida toob meile lähitulevik ja milliseks kujuneb meie ja meie lähedaste käekäik. Kui tulevik tekitab meile muret, siis on tarvis üksteist julgustada. Kuidas seda teha? Selleks on mitmeid võimalusi, aga täna Eesti Vabariigi 108. sünnipäeva künnisel või tegelikult juba 108. sünnipäeval, sest pärnakad juba tähistavad, ütleksin niimoodi, et ma tahaksin julgustada igaühte andma oma panust kultuuri kaudu.
Eesti peaminister Kristen Michal ütles eilses peetud kõnes, mille ta pidas Eesti Rahva Muuseumis, mõtte, mis mulle meeldis. Rahvuslik kultuur ehitab käitumise vundamendi. Kultuur on esmalt see, mis meie esivanemad on meie maal, meie rahva elu edendamiseks teinud. Me peame seda tundma ja hindama õppima. Peame teadma, milliseid väärtusi on loonud Eesti maailmale, aga Nõo vald ja Nõo kihelkond ka Eestile. Peame tundma oma loodust, peame tundma oma mälestisi, kombeid ja kunsti, mille poolest me oleme ju väga rikkad. Aga teisalt on kultuur ka see, mida me teeme oma eluajal meie ise, kasutades oma andeid ja väljaõpet. Ka meie loome oma tegevusega seda vundamenti, millele rajavad oma käitumise tulevased põlved. Nõnda, kui me tunneme, et mure homse pärast murrab meie meele, siis tehkem seda, mida me kõige paremini oskame. Tehkem seda, mida me armastame. See annab meile kingitud elule sisu ja loob vundamendi tulevasele. Mida muud saaksimegi teha oma kalli Eesti heaks. Õnnistatud Eesti Vabariigi aastapäeva teile, kallid sõbrad! Nõo valla aumedal. Aumedali andmine on Nõo vallapoolne kõrgeim austusavaldus üksikisikule, kelle töö, tegevus ja isiklik eeskuju majandus, kultuuri, haridus, spordi, sotsiaal või mõnes muus valdkonnas on pikema perioodi vältel silma paistnud erilise tulemuslikkusega või kes on mõjutanud oluliselt valla arengut. Nõo valla aumedali saab kauaaegne Nõo kooli kehalise kasvatuse õpetaja ja Nõo sulgpalliklubi looja Mart Määrand. Mart Määrand on üles kasvatanud terve põlvkonna noori tublisid inimesi, õpetades neile mitte ainult sulgpallitarkusi, vaid kujundades ka nende ellusuhtumist ja maailmavaadet. Nii mõnelegi noorele mängijale on ta ka hilisemal eluteel olnud eeskujuks ja suunanäitajaks. Aumedali annavad üle Nõo vallavanem Helen Elias ja Nõo vallavolikogu esimees Janar Saviir. Nüüd on see lõpuks siis käes. On olnud paari aasta eest Eesti Olümpiakomitee poolt vihje, siis järgnes Maailma sulgpalliföderatsiooni poolt vihje ja siis nüüd siis lõpuks otseselt tööandjalt Nõo vallalt vihje. Seega ma luban, et 1. septembrist panen oma sulgpallialase ameti maha. Nii, aga täna tahan öelda tänud Nõo valla rahvale. Selle 54 aasta jooksul olen siin Nõo vallas kohanud sõbralikku ja vastutulelikku suhtumist. Seda ka Nõo rahva poolt valitud Nõo vallavolikogu poolt ja
hea koostöö ka Nõo vallavalitsusega. Suur aitäh ja kummardus Nõo valla rahvale. Nii, aitäh. Aga midagi veel. Tuli meelde, et 30 aastat oleme olnud järjest Nõo sulgpallilastega sulgpallilaagris suvel. Tõrvas. Nii, aega läks, aga nüüd on see tulemus Nõos olemas. Nii. Ja Nõo sulgpalli lugu raamatu ma tahan anda siis uuele Nõo valla juhile Helen Elias ja see on ka vihje uueks spordiharrastuseks. Nii, edu talle! Ette. Nii. Kus olid sina 1918. aasta 24. veebruaril? Mina näiteks olin seal, kus Helmi, Voldemar, Alma, Hugo, 2 Karli, Salme, Madis, Miina, 2 Annat, Peeter, Vilhelmine ja Katri parasjagu olid. Mõned neist olid lapsed, mõned kohe-kohe ise lapsi saamas, mõned juba vanadusest väetid. Kõik nad elasid sel päeval, mil kuulutati välja Eesti Vabariik. Aga tol päeval elasid Eestis ka Maried, Jaanid, Liisad, Juhanid, Marid, Andresed, Olgad, Mihklid, Leenad, Jevdokijad, Ivanid, Paraskevad, Stepanid, Darjad, Vilhelmid, Helened, Ottod, Matilded ja meie oleme nende järeltulijad. Meil kõigil on esivanemaid, kes ärkasid üles 1918. aasta 24. veebruaril, kus iganes nad siis ka olid. Kes hällis, kes sängis, kes parsil. Nad ärkasid üles päeva, mis ei olnud veel pidupäev. See oli külm talvepäev. Sõda ei olnud lõppenud, toitu nappis, tulevik ei olnud kindel. Aga see päev kandis endas midagi, mida polnud kunagi varem olnud. Oma riigi võimalust. Mõni neist meie esivanemaist ei teadnud veel midagi Pärnus loetud manifestist ega Tallinnas välja kuulutatud iseseisvusest. Mõni kuulis sellest kirikuväravas, mõni turuplatsil. Mõni sai alles aastaid hiljem aru, mis toimunud oli. Aga sellest hetkest alates ei olnud meie Eestis elavad esivanemad enam lihtsalt talupojad, teenijad, käsitöölised või haritlased. Nad olid ühe noore riigi inimesed. Eesti Vabariigi väljakuulutamine ei toonud kohe rahu ega rikkust. See ei toonud leiba lauale ega turvalist homset. See tõi vastutuse ja lootuse. Lootuse, et nende lapsed, Marie ja Iivani lapsed, Alma ja Peetri lapsed, aga ka nende õdede ja vendade lapsed võiksid kasvada maal, kus nende keel ei ole võõras ja nende nimi ei ole vale. Vabadus ei jäänud sõnadeks paberil. Selle eest tuli seista. Eesti vabadussõda viis paljud neist rindele. Me oleme ka nende järeltulijad, kes langesid noore Eesti riigi eest võideldes, saamata võimalust peret luua. Me oleme täna siin mitte ainult sellepärast, et 24. veebruaril 1918 kuulutati välja Eesti Vabariik. Me oleme siin, sest meie esivanemad ning nende õed ja vennad tegutsesid, töötasid, õppisid, ehitasid, hoidsid keelt ja meelt. Kas me märkame, et ka meie ärkame igal hommikul vabas riigis? Kas me oskame seda hoida? Kas me oleme valmis olema sama julged, visad ja jäärapäised, kuid samas paindlikud kui need Helmid ja Juhanid enne meid? Nii.
kas ma nüüd räägin siia? Nõo valla aastateo 2025 kandidaadid on seda kindlasti. Nominente on 16. Nii. Ootan siia siis rahvariides neidusid, Nõo vallavanemat ja Nõo vallavolikogu esimeest. Nõo valla aastateo nominendid on Nõo valla Ott, Piinamärdi lambatalus korraldatav kohalikke tootjaid toetav ja kohalikele elanikele suunatud ettevõtmine otse tootjalt tarbijale. Nii, on Oti esindajaid, ei ole. Nii. Jaha. Sarapuu, Nõo toidujagamiskapi avamine ja haldamine, kogukonna toetamine ja ühendamine. Naiskodukaitse Nõo jaoskond, heategevusliku kohviku kolmnurkrätik korraldamine, saadud tulu eest Nõo põhikoolile noorte kirjanduse soetamine. Tantsuklubbi Triiniks 30. tegutsemise aasta täitumise tähistamine etendusega Triinu unenägude maal. Meeri ja Tamsa küla vabatahtlikud, kahe täbarasse olukorda sattunud Nõo vanaproua abistamine, kodude korrastamine ning osaline renoveerimine. Kasesalu Roops, oma kooride pühendatud juhendamine ning järjepidev esindatust laulupidudel.
teadmisega tehtud apteekritöö, kogukonna alatine abistamine. Delisa Filippov, silmapaistvad saavutused paraspordis rahvusvahelisel areenil, eeskuju noortele. Egle Haljassaar, Nõo noortelinnaku ja Kivilinna pargi, sealhulgas skatepargi eestvedamine, noorte kaasamine. Lukemaja avamine ja kontsertide sarja käivitamine. Perekond Saaroja, abi osutamine Toomas Anti kombekohaseks matmiseks. Mardla, seenioride joogatundide aastatepikkune juhendamine. Vilja Pärn, põhjaliku ajalooraamatu Illi küla Tartumaal koostamine ja väljaandmine. Vald, esimene koht Eesti omavalitsuste tali- ja suvemängudel väikevaldade arvestuses. Lastekaitsepäev ja Nõo noorte jooks. Suurim vabatahtlikke kaasav lastele ja noortele suunatud sündmus Nõo vallas. Ja taas Nõo vald, kõnnitee rajamine ringteest tanklani. Ja nüüd on siis aeg välja kuulutada Nõo valla aastategu.
Sarapuu. Üldse valmistunud, aga suur-suur tänu, südames tänan usalduse märkamise eest. Seda kõike ma ei ole teinud üksi. Minu ümber on pere, sugulased, kogukonnaliikmed. Ma olen nii emotsionaalne, et pisar tuleb silma aga veel kord, see kõik annab mulle edasist jõudu toimetada, tegutseda. Aitäh! Võite nüüd istuda, jah. Nii. Nüüd olen ma jälle siinpool tagasi. Aga kus me oleme 108 aasta pärast? 2134. aasta 24. veebruaril. Kas meie ning meie õdede-vendade Eestis elavad järeltulijad ärkavad ikka veebruari hommikusse, kus tuul on ja taevas natuke hele? Või ärkavad nad hoopis kliimakindlas nutimullis, mis ütleb, palju õnne, Eesti Vabariik on 216. Kas soovid täna patriootilist ilmapaketti? Kas nad seisavad Vabaduse väljakul või hõljuvad vaikselt selle kohal, sest maapind on reserveeritud isesõitvatele paraadplatvormidele? Võib-olla elab meie järeltulijaid Kuul, võib-olla Marsil. Või võib-olla, ja see oleks kõige ägedam, elab neid ka siinsamas Nõos, sest selgub, et kõige parem koht maailmas on jätkuvalt üks väike, aga kangekaelne oma vald, isegi kui teised seda üheks Tartu linna osaks peavad. Võib-olla tähistatakse 24. veebruari hologrammaktustega ja loetakse ikka ette see sama lause. Ükskord otsustati olla iseenda peremees. Ja võib-olla tekib kellelgi küsimus, et kus ta küll oli 108 aastat, pool vaba Eesti aega tagasi. Ja vastus on lihtne. Ta oli siin. Ta maksis makse, mis sest et nurisedes. Ta vaidles internetis. Ta kasvatas lapsi. Ta õppis, eksis, proovis uuesti. Ta hoidis oma keelt elus, isegi kui selleks oli vaja tehisintellekti abi. Ta tegi enda üle nalja ja ei andnud alla. Aga nüüd ootame kõiki banketisaali.